Eesti on nii Baltikumis kui ka Põhjamaades toiduhindadega esirinnas. Meil on tööjõupuudus, palgasurve, maksuralli ja see kõik otse loomulikult mõjutab ka toiduhindasid. Toiduhindadest rääkides ei saagi anda ühtset vastust, kas läheb siis kallimaks või hinnad stabiliseeruvad, sest hinnad sõltuvad suuresti vastava sektori käekäigust. Kui tooraine hinnad tõusevad, kui palgad tõusevad ja palgad tõusevad, täna me nägime seda, et meil on rida nagu selliseid väliseid tegurid, ongi toorained, energia, mida me ise mõjutada kuidagi ei saa, aga meil on ka sisemisi mõjutegureid, mida saab mõjutada kindlasti meie valitsus. Näiteks aktsiisitõusudega, rääkides erinevate jookide müüginumbritest, ei ole lisaks maksurallile ka halb suvisektorile head teinud. Me näeme ikkagi mahtude, nii müügi kui ka tarbimise mahtude väikest vähenemist, hinnad on läinud kallimaks, hindasid joogitööstuses veavad kindlasti nagu maksutõusud, et joogitootjad reeglina või keskmiselt sel aastal hindu pole tõstnud. Et tarbitakse vähem ja kindlasti annab tunda see, et inimestel on vähem raha ja hinnad on veidi kallimad. Ning jookide hinnad on ka tuleval aastal pigem väikeses kasvutrendis. Muide, kui võrrelda inimeste sissetulekut ja õlle hinda, siis on see Eestis Euroopas kõige kõrgem. Inimene peab suisa 20 minutit töötama, et söögikohas endale õlut osta. Kõik tootjad ja ettevõtjad vaatavad pidevalt enda hinnapoliitikat üle. Hindadesse me vaatame peale hästi nagu tootepõhiselt, sest on osad tooted või siis sisendhinnad, mis selgelt kasvavad, näiteks loomaliha kasvavad marjad, kõik, mis on nendega seotud toodet, siis seal me oleme sunnitud vähehaaval tõstma. Kus sisendid ei kasva, siis me seal ikkagi proovime hakkama saada nii, et me väga palju ei tõsta, et minimaalselt seda hinda edasi viia lõpptarbijale. Sel hooajal on halva ilma tõttu olnud marjade saadavus kehv, mis omakorda jõuab tarbijani krõbedamate moosipurgi hindade näol. Piimatööstus seevastu praeguse olukorra üle kurta ei saa. Toorpiima hind oli sel aastal rekordkõrge, see on farmeritel elu lihtsamaks teinud. Piimasektorist on lisaks tootjale endale kuulda ka tarbija rahakotile häid uudiseid. Piimatoodete hinnad on üle maailma korrigeerumas. Ma näen, et hinnatipud on võetud ja ega meil nende hindadega enam kuhugi minna ei ole. Et ma näen, et aasta lõpus ja esimeses kvartalis juba kindlasti juustu ja võid on üpris hea hinnaga kauplustes saadaval. Eestlane sööb aastas 33 miljonit kilogrammi leiba ja saia. Pagaritööstus üks suuremaid murekohti on tööjõupuudus. Pagaritööstus töötab ju 24/7, ehk siis meil on päevane töö ja ka öine töö ja öise töö peale on tegelikult täna inimesi ikka väga-väga raske leida. Kas asi on palgas või lihtsalt ei viitsita enam tööd teha? Eesti inimene ei taha öösel tööd teha. Laias pildis järgmisel aastal pagaritööstuses hinnad pigem tõusta ei tohiks. Eesti turg on pigem väike, mistõttu tuleb ettevõtetel üha enam keskenduda ka ekspordile ja maailmaturule. Minu meelest on kõige olulisem aru saada, et milles me oleme väga head, mida me suudame eksportida, mis on see miski, mida meie käest oodatakse. Mis see miski siis on, mis maailm meil tootab või teilt tootab? Meil tootab tegelikult väga head toodet, et just see väga maitsev toode, et just see iga turu jaoks arendada välja nendele väga hästi sobiv toode. Lihahinnad võiksid tuleval aastal stabiliseeruda, samas on just lihasektoris hetkel palju tegureid, mis on määramatud, olgu selleks maailmaturud või kõiksugu loomade haigused. Kuivõrd see seakatku levik siis tegelikult on teie tootmistooteid ja tööd mõjutab? No ikka väga palju. Närve kindlasti on rohkem söönud, kui võib-olla iga päeva tarbija seda lettidelt tunda on saanud, aga need on sellised ebameeldivad asjad. Nad tulevad väga ootamatult. Sellega ei ole tavaliselt sa küll arvestad, aga ikkagi loodad, et see sind ei puuduta. Lisaks on konkurents tihe, palju tuleb võidelda mujalt riikidest imporditud lihatoodetega. Kas ka jaekettide juurdehindlus on mureks? Kokkuvõttes ju tarbija teeb otsuse leti ees, et meie oleme täna tootja esindajad, et meie müüme jaele, kes siis lõpuks müüb selle lõpptarbijale. Aga ma ei näe nagu tegelikult Eesti Vabariigis selles osas probleemi, sellepärast, et jaekaubanduses on konkurents päris tihe ja kui täna Eesti tarbija poodi läheb, siis võib täitsa julgelt öelda, et kolmandik või pool lettidest on kollased või punased ehk siis soodushindadega. Eesti tarbijad keskenduvadki viimastel aastatel enda valikutes üha enam odavamale hinnale. Seejuures on üle poole ostukorvis soodus- ja kampaaniahinnaga tooted. Mina olen seda meelt, et toit võiks odav olla. Toit võiks odav olla ja minu nägemus on see, et võiks välja valida 500 kuni 1000 kõige müüdavamat toiduainet ja seal käibemaks viia 0%-ni, mis on ka nii-öelda ajakirjanduse poolt, inimeste poolt jälgitav, et see käibemaks 24% sealt nagu väheneb ja me saame selle ostukorvi nii-öelda madalaks.
Ükskõik millist tööstusharu vaadata, ühe probleemkoha toovad ühiselt välja kõik ning selleks on meie riigi poliitika. Lõpuks on tähtis see, et me ei oleks ka teiste riikidega võrreldes konkurentsist väljas, et Eestis ei oleks rohkem ja suuremaid makse, kui on siin naaberriikides. Vastasel juhul tulevad toiduained piiri tagant.